Iluvoolikute videokaast. Jõulueri algab nüüd ja praegu. Ja kes teaks veel paremini anda ilunõu kui doktor Härmat ja doktor Saagiv. Head uut aastat! Kas mina peaksin saate sisse juhatama? No ma arvan küll, sest et me arutame kohe nüüd 3. episoodis Iluvoolikute videokaastis probleemi kollageeniga. Mul ei ole probleemi, sellepärast et mina tarbin seda. Jah, aga inimesed ei saa aru, et mis on vahe kollageenil ja kollageenil. Et miks on sinu see imekaunis karp on ühe hinnaga ja siis sa lähed, ma ei tea, sa lähed supermarketisse ja sa saad seal selle kollageeni, ma ei tea, 5 korda odavamalt rohkem. Olen ise ka tarbinud erinevaid kollageeni pulbreid ja väga pist-off olnud selles mõttes, et nad maitsevad jõledalt. Aga mina olen selline inimene, kes mõtleb, et mida õudsemalt maitseb, seda tervisliku. No ikkagi nõukogude inimene. Aga tegelikult ongi selgunud ka see, et kui ma ikka seda supermarketist päris ostma lähen ja hakkan seal võib-olla neid hindu kuidagi, et vaatan, et saab soodukaga või saab odavamalt ja võtan selle odavama ja et see ei saa ju olla halb, et nad ei hakka ju meid, nagu minu ema ütleb, nad ei hakka meid ometigi mürgitama ju, et ära ole nii kindel, nii. Sest et väga palju on tulnud tänapäeval välja fakte, mis ütlevad, et nii, vot need värvained toidus, vot need säilitusained ja nad ongi millega siis magustatakse veel, et need ongi kahjulikud ja need tekitavad, ma ei tea, kõige halvemal juhul veel ka vähki, et sellepärast peab väga teada, mis tootes on sees ja sellepärast me kutsusimegi siia väga targa spetsialisti Sandra, kes on siis sellesama Beauty Elixiiri tegelikult looja ja sina siis natukene raputasid natuke tähetolmu peale ka, aga tegelikult sa olid ikkagi nagu sellest Kuule, me isegi sinuga maitsesime neid erinevaid, seal oli mitukümmend eri varianti, aga ikkagi asi läks lahti minu puhul sellest, et see maitse oli jube ja lõpuks ma lõpetasin kollageeni tarbimise just sellisel vedelal moel. Ma saan aru, et siis ta imendub paremini, et kollageenist on ju ka igasuguseid muid variante. Segatakse šokolaadi sisse ja küpsisesse ja ma ei tea, igale poole pannakse seda kollageeni on ju. Et see maitse võib-olla oli see number 1 ja teiseks, kui ikkagi sina hakkasid mulle rääkima, et need asjad võiks käia ikkagi laborist läbi, et päriselt vaadata, mis seal sees tegelikult on. Ja kui sa hakkasid nagu seda tausta rääkima, selle avanes nagu täiesti uus maailm. Ma teadsin, et on loomsed on ju, siis on mereline kollageen, kuidagi kaldusin selle poole ja siis muidugi see värvainete teema tuli, ma avastasin, et okei, neid ma veel ei saanud nagu aru, et miks siis värvitakse nii jubedat, kust roekas plöga värvi nagu neid kollageeni. No, kui segasid tassi, tuli ju mingi plöga tuli, lõhnas ka imelikult. Ühesõnaga, räägi nüüd ise, Sandra, nüüd, mis juhtuma hakkas, kui sa hakkasid ise ka sellesse asjasse süvenema nagu põhjalikumalt. Ja tere kõikidele vaatajatega minu poolt, et mina olen Sandra Ultimate Beauty esindaja ja koos oleme loonud sellise Beauty Elixiiri ja kui sa juba mainisid, et kollageen, kuidas ta imendub, et miks üldjuhul kollageeni tooteid tehakse nii-öelda pulbri kujul või vedeliku kujul on see, et kuna kollageeni molekul on nii suur, siis ta annab nii-öelda mahtu sellele tootele niivõrd palju, et kapslites on see nii-öelda kontsentratsioon oluliselt väiksem, sest lihtsalt kapslisse ei saa seda panna. Ja kui meil ongi toode siis joodaval kujul, niimoodi, et ta peabki ju hästi maitsema, sest et kõikide iluvitamiinidega, üleüldse kõikide toidulisanditega on ju see, et me peame olema järjepidevad, et saavutada seda efekti, kuna need tooted toimivad meil raku tasandil. Ja selleks, et see oleks tõesti, et me tõesti saaksime seda võtta meeleldi, et oodata seda hommikut ja uuesti seda tarbida, et siis tõesti peab olema ka meeldiv ja maitsev siis, et... Aga me peame vahele segama ikkagi, mis inimesed hakkasid ja vaata, ühel hetkel tuli see kollageeni teema hästi võimsalt. Siis me saime kõik aru, et me peame seda tarbima tohutult. See on ime.
ja siis tuli mingi hetk, kus hakati seda nagu killima, et ta ei tegelikult ei imendu. Kutsuti inimesed esinema, kes ütlesid, et see on lihtsalt kallis, ma ei tea, uriin pärast siis või mis iganes on ju ja et see on naljamäng ja nii on, vaata. No selles osas, et kliinilised uuringud räägivad konkreetselt meie tootes oleva kollageeni kohta hoopis midagi muud, on ju. Et see natikol mereline kollageen on, siin on tehtud in vitro uuringud, mis on siis see, et laboratoorselt on vaadatud, kuidas ta rakku mõjutab ja samas on tehtud ka siis reaalsed inimeste peal kliinilised uuringud, on ju, kus siis inimesed said placebot ja samas siis saidki natikol meres kollageeni, et ja tõesti, et uuringud näitavad, et on kortsud on vähenenud, nahk on elastsem, kollageeni, elastiini, hüaluroonhappe süntees organismis on siis paranenud ja seda me ju soovimegi, et kollageen, noh, see on siis saadud konkreetselt kalaluustikust ja nahast saadakse, et on võimalik ka veisest saada ja noh, me oleme tegelikult ju nii-öelda võib-olla toidulisandites kollageen on jah, oli siuke plahvatuslik, on ju, aga nii-öelda siis mitte teadlikult me oleme ju kollageeni tegelikult terve elu söönud, eriti eestlased, kes armastavad sülti, sest et see ongi ju kollageen ja noh, kliinilised uuringud tõestavad kõike seda, mis ma siis juba ütlesin, on ju, et juuksed, nahk, küüned on paranenud, samuti liigestele on täheldatud mõju ja muidugi noh, kõige parem üldse nii-öelda siis tõestus sellest on ju klientide tagasiside. Et inimesed, kes tarbivad ja nad saavad selles osas tunda, nad tunnevad oma nii-öelda enesetundes seda ja meie selles beauty eliksiiris ju tegelikult ei ole ainult see mereline kollageen sees, vaid on ka liposoomne hüaluroonhappe ja liposoomne C-vitamiin, tsink ja koensüüm Q10 ka, et ta on nii-öelda siis kompleks, et kollageen näiteks alati peab koos käima C-vitamiiniga, sest C-vitamiin on siis nii-öelda kofaktor, mis aitab kollageeni sünteesile kaasa ja selles siis ja samamoodi tsink on väga oluline nahale. Ja siin on need kõik valmis pandud juba nendesse pakikestesse, et sa ei pea eraldi siis tarbid ühte, teist ja kolmandat, et siin on kõik koos ja edev nagu mina olen, on ju, siis mul oli hästi oluline see maitse, eks ole, valisime välja seal 10 erinevate seast, jäi see kirss ja sidrun ja siis värv, peet. See on täiesti looduslik, naturaalne peet, peedist tuleb see roosa värv ja palun väga, sul on meeldiv juua, ma soovitaks siia jäätükikesi sisse panna, võib-olla tilgake šampanjat, ei tee juhtu ka mitte midagi. Ühesõnaga, et see juba isutab sind, et sa tahad seda juua, aga ja ma tahan... See ka veel te unustasite ära, mis mina märkasin kohe, vaata kui sa tulid selle jutuga ja näitasid seda koostist ja kõik, et MSM, noh, see on minu õige, see on ju mu suur lemmik, selle ma ostsin täitsa ära. Et see oli minu jaoks see, mis tegi selle veel hästi eriliseks, et vaata teistel ei ole. Nii, ja nüüd me jõuame selle hinnani, et osad inimesed on nüüd kiununud, et see on liiga kallis. Kuulsite praegu, mis siin sees kõik on ja kuidas ta on, see kokteil on nagu valmis tehtud, seda ei olegi võimalik odavalt teha. Et no siis, kui sul raha ei ole ära osta, siis noh, mine söö liiva, noh. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Ma ei taha olla nii julm, aga lihtsalt mind ärritab see, et inimesed, noh, mulle endale ka on tulnud ütlema, panevad need erinevad kollageenid kõik ritta ja ütlevad, sinu oma on kõige kallim. No aga vaadake mulle näkku siis, võt ongi, näed. Ja vaata, sama on ka tegelikult kreemide ja seerumite ja muu kosmeetika puhul, et noh, vaata, mis seal sees on ja siis noh, see hind ongi vaata tegelikult need toimeained ja kui tõhusad nad tegelikult sul on ja need kliinilised uuringud, et noh. Ja ma võib-olla selle hinna poole pealt mina tean seda kõige täpsemat, et tegelikult ma ütlen ausalt, praegu siis on see 59,99 on selle väljamüügi hind, aga tegelikult selle toote õige väärtus on kuskil 100 euro kandis. Et aga Eesti turg lihtsalt ei ole selleks valmis, et sellise hinnaga seda toodet osta, et tegelikult me müüme seda alla turuhinna, arvestades seda, mis toimeained on kõik siin sees, et see on tõesti, ta on kompleks, see ei ole ainult kollageen ja liposoomsed, just kui võtta ükskõik lahti, võtaks kas või nagu eraldi kõiki neid tooteid, et näiteks ma võtan natikol kollageeni eraldi, siis ma võtan liposoomsed C-vitamiini, liposoomsed tsinki, liposoomsed hüaluroonhapet, MSM-i, no kui kõike neid eraldi hakata võtma, siis noh, inimene maksab ennast segaseks selles osas, et meie tootega on kõik
on omavahel koos ja miks on alati nagu kompleks on hea, sest et nagu ma enne ütlesin, kollageen ilma C-vitamiinita nagu ei ole mõtet võtta seda, et just ongi see kompleks, mis siis toimib nii-öelda nahale sünergiliselt, et see on mega oluline ja kõikide nende joodavate toodetega ongi see, et ühelt poolt on nagu seda lihtne teha, kui panna siia sisse igasuguse kunstlikud magusained, mahuained, no mida iganes on ja et see nii-öelda viiskuse mingid imajad. Täpselt, aga kui tahta just puhast toodet, ma arvan, te nägite väga hästi, et kuidas 0-100 on võimalik minna, et koostisosad on nagu täpselt samad, aga meil olid nii palju erinevaid maitseid ja kuidas üks nagu ei maitsenud üldse hästi ja siis teine kooslus oli hoopis midagi muud ja kogu see toote formuleerimine ja meie toodega tegelikult, mida toidu lihtsalt minu jaoks on nagu kvaliteet on kõige olulisem ja kindlasti see turvalisus ka, et meie tootel on tehtud 3. osapoolte kliinilised uuringud, et see on sõltumatute laborite poolt testitud, on siis vaadatud mikrobioloogiat, raskemetalle, näiteks MSM-i puhul on tooraine puhul on suur nagu murekoht see, et ta on raskemetalle täis, et meie nagu tootel on kõik 3. osapoolte uuringud tehtud. Näiteks see, mis sa tarbid eraldi, see Opti MSM, see on ka kõige puhtam, et USA-s siis toodetud, et võt sellised detailid tegelikult on tähtsad. Et ma olen seda enne, kui me selleni jõudsime, siis MSM on aastaid, ma võin öelda nüüd 5, 6, 7 aastat. Ma ei julge seda lõpetada ka, kusjuures ma kardan, et midagi laguneb ära, ma lagunen kuskilt otsast ära, et tõesti igal hommikul ma seda tarbin, aga ma tarbin ka seda, mis ma öelda tahtsin, on see, et mina olen sellist tagasisidet ikkagi saanud isegi meie turundusest. Naisterahvas tuli, ütles, et elu, mis eluaeg, teatud elu east alates, põlved kogu aeg nagisend on ju, kui trepist üles alla kõnni. Ühel päeval tuleb, et sa ei kujuta ette, ma hakkasin seda tarbima. Ühesõnaga, seda tuleb ka kuuridena teha, siin on 21 pakikest sees mugavalt pakitud. Ja ta oli vist, ma arvan, et oli teise karbi juures, 3 oleks soovituslik järjest teha, eks ole. Väike paus ja siis võib-olla uuesti. Ta oli vist teise paki juures, ta ütles, et esiteks number 1 ta ei uskunud, et see nii kiiresti toimib. Ja teiseks ta ütles, et mul on luudega kõik korras, et ma ei naksu, ei kraksu. Ja tal oli midagi randmega ka ja kiitis seda ja nüüd ma saatsin just ka ühe kirja edasi. Mingi naine kirjutas pika kirja mulle, seletas, kuidas ta ei uskunud, ta arvas, et me räägime mingit reklaami juttu ja ja kõik. Ta oli ka tarbinud erinevaid kollageene, kõik MSM, kõik asju ja siis kohutavalt nagu mingid luuvalud olid tal isegi kätes ja jalgades ja läks reisile, sõitis kuhugi palmi alla, ütles, et tead, et merevesi ravib kõik, päike ravib kõik, ei tuli sealt sama targalt tagasi. Ja siis viimases hädas ütles, ma ikkagi siis ostsin ära, et ma saaksin sulle kirjutada koleda kirja pärast ja öelda, et sa nagu ajad lihtsalt sooja juttu suust välja. Ja nüüd ta kirjutas pika kirja, et tead, see ei saa olla. Äkki see on, ta natuke kahtles ka veel, et äkki see on placebo-efekt. Aga ta ütles, et toimib. Ta ütles, et on korras. Ja ma olen tõesti õnnelik, et jess, et kui see päriselt ka toimib ja andke tagasisidet ka meile selles mõttes, et ja kellel ei toimi ja kes on väga pettunud, andke ka tagasisidet, järsku saame midagi parandada. Mina võin anda ühe tagasiside ka, et juhtus see, et mul hakkasid küüned kasvama, sest mul muidu üldse väga kehvalt juuksed ja küüned kasvavad, sellepärast, et vaata kollageeni ei jätku, ta läheb esmalt ju elunditesse, elutähtsatesse organitesse ja kogu aeg on vähe, seda on kõigil vähe, nagu C-vitamiin, nagu D-vitamiini eestlastel ja siis ma märkasin, et see oli nagu silmnähtav selline asi, et võib-olla naha kvaliteedis sa kohe nii palju ei saa aru, aga see oli mul vau, et täitsa nagu selline. Aga kollageeniga ongi ju niimoodi, et selles osas, et võib-olla inimestel võivad väga erinevad ju ootused olla üleüldse toidulisandite suhtes, et ju tegemist on ju toidulisandiga, mitte mingi ime, ma ei tea, ravimiga või mis iganes on ju. Et ilmselgelt ta ei asenda sul ka mingit tervislikku toitumist, et ta ongi ju abiks ja selleks ju, et meil hakkab alates 20. eluaastast kollageeni süntees vähenema ja aidata siis organismil hakkama saada, et kollageeni sünteesi
elavdada ja see on väga nagu erinevad tulemused on ka, et kui inimene on seal hakkabki 25+ kuskil tarbima on ju versus siis 50+, et naha ju kvaliteet on ju, rakkude nii-öelda vanus, kõik on ju nii totaalselt erinev, et sellepärast on ka tulemused on väga-väga erinevad ja kus näiteks tuntakse, et nagu Reet ütles, et tõesti, et kuidas organism üldse toimetab, on ju, et kollageeni puhul siis esialgu ta muidugi kustutab ju see tulekahju alguses seal, kus on nii-öelda hädavajalik, on ju, ja kui kellelgi ongi liigestega probleem, ta muidugi kaitseb liigeseid, veresooned, luustik, on ju, ja nahaga on see, et ta jõuab nahka kõige viimasena, et tavaliselt, et nahk on meie kõige suurem organ, on ju, ja et nahka jõuab teda kõige viimasena, aga ta toimetab nii nagu laiapõhiselt, sellepärast on ka oluline just seda 3-kuulist kuuri teha, sest naharakud uuenevad meil 8 nädala jooksul. Jah, seda ma et sellepärast ongi ja näiteks mina isiklikult tundsin tohutut energiat, et see liposoom, need C-vitamiin ja tsink omavahel, tsink on immuunsusele üleüldiselt väga kasulik, et mina ju tundsin, et sellist nagu no tõesti, nagu sihuke power või sisse ja vereproovid ka muidugi näitavad, et mul on juba kõik on kõige ülemises otsas. Et lõpeta see tarbimine ära, kas on võimalik üle tarbida? Selles osas, et kui inimene võtab igapäevaselt näiteks tsinki, koensüüm Q10, siis tasub vaadata nagu, et neid annuseid ei läheks nagu liiga lakke. Täpselt. C-vitamiiniga lihtne, C-vitamiini alt siis muidugi no tõesti mingi kosmoselisi koguseid ei tohi tarbida, et C-vitamiini muidu organism ajab lihtsalt üle liigse välja, mida ei ole tarvis, aga kollageeniga ei ole sellist, et nüüd ma ei tohiks või et sellest saaks nagu üle nii-öelda panna või kuidagi. Aga proovige ära, et mina soovitan ikkagi teha see 3-kordne kuur, 3 karpi, tarbid ära ja siis vaatad, võib-olla pead väikse pausi ja ma arvan, et see näitab ka, et kui sa pead juba seda pausi, kas siis nagu midagi nagu läheb jälle tagasi või taandub või kas, ma selle peale olen küll mõelnud, et kaua see nagu efekt või toime nagu püsib, et ma tean, et mõni on ahne miisu ja mõtleb, et kui ma kogu aeg panen aasta otsa, 2 aastat järjest pausi ei pea, on ju, siis on kõik hoitud, ma olen suren ilusana. Ei, tasakaal on ikkagi, ma usun, elus on nagu tasakaal, kõiges on võti. Et selles osas, et organism ka ju peab, et miks öeldakse 3 kuud seda kuuri teha, et siis ongi rakud saavad selle aja jooksul nagu pidevalt toitaineid ja siis ongi vaja organismil lasta puhata. Mitte kunagi ei ole nagu see, et kõik full maksimumi ja et siis on nagu kõik on väga hästi, et tegelikult see võib ju hakata vastupidiselt töötama ja tegelikult üleüldse nagu täna, miks toidulisandid võib-olla on nagu läinud nii populaarseks, ongi see toidu kvaliteet on meil nagu ta on, meil on nii palju stressiallikaid, kõik, mis oksudatiivset stressi meile tekitab, kogu see elutempo, nii palju igasugust saastet, mida me saame, et toidulisandid on muutumas nii-öelda nende jaoks ütleme igapäevaseks elustiili osaks, kes tahavad elada võimalikult tervelt, võimalikult pikalt, et saada, et organismi toita nagu päriselt vajalike toitainetega, et tõesti siia muidugi kõik see on ju kompleksne, et ma ei räägi ainult, et nüüd toidulisandid on see kõige õigem, et see ongi elustiili osa, et me elaksime võimalikult pikalt, võimalikult tervelt, et meil oleks ka vanuse kasvades, meil oleks energiat. Ideaalses maailmas tõesti on niimoodi, et me peaksime kõik oma asjad toidust saama, aga kui sa lähed täna poodi, kui palju meil on nagu jäänud reaalselt päris toitu, et võtame tavaliselt, ja ma räägin nagu sellest, mida keskmine eestlane tarbib, enamus on poolfabrikaadid, mingi täielik rämps tegelikult, et kus seda näiteks kas või seda liha, kus me peaksime seda valku saama ja vajalikke B-grupi vitamiine, see liha osakaal sellest singis on nagu niivõrd väike ja ülejäänud on täielik mingi see koostis on ja me ei oska isegi hääldada neid sõnu, mis seal on, et kõik igasugused emulgaatorid, e-ained, säilitusained, millest me räägime, tegelikult see on ju muidugi teatud toodet valmistamiseks on need vajalikud, aga tõesti see on nagu ideaalses maailmas on see, et me saame toidus kõik kätte. Et ma lähen tapan ise oma sea ära, võtan selle liha, panen sinna kas siis kuivama. Aga see on see üks osa on ju, aga kõik juurviljad, et kui me räägime täna seda, et uuringute kohaselt seleeni meil enam mulle
mullastikus üldse ei olegi ja kogu see väetamistegevus on niivõrd palju seda mullastiku mikrofloorat nii-öelda siis kahjustanud, et tavalised juurviljad ei sisalda enam toitaineid nii palju, ja kui see tavaline tooraine juba ei sisalda ja me võtame sinna juurde kõik veel kuumutamisprotsessid, C-vitamiin laguneb väga kiiresti juba kuskil seal mingi 60 kraadi juures, et me paneme ta kusagil ahju või airfryerisse nagu popp on, et palju seda toitainet sealt siis nagu järgi jääb, ja kõik, ütleme, see stress sinna juurde, mina usun, et stress on väga suur nagu organismi tappija üldse ja kus siis organism peab nagu hakkama saama ja võitleb kogu aeg ja et ma arvan, et igaüks selles osas, igalühel on enda nagu tõde, selles osas igaüks peab nagu enda peal katsetama ja tunnetama ka nagu seda, mis on tema jaoks see õige, et mina ei taha siin nagu sekkuda kuskile arsti ütlustesse, et mina tean, mida mina tahan, et mina tahan võimalikult kaua elada ja võimalikult tervena. Ja võimalikult ilus olla. Ja vaadates teid te teete midagi õigesti, sest et te näete head välja ja terve. Ma tegin suvel tegelikult sellise katsetuse, et ma mõtlesin, et suvi on selline aeg, ma söön maasikaid hästi palju, ma söön marju, ma söön just neid juurvilju ja kõiki asju. Ja et ma teen toidulisanditega sellise pausi, las organism puhastub ja ma tarbingi looduse asju, olen Saaremaal, olen puhas ja õitsen seal ja ma ütlen ausalt, et ma tundsin mingil hetkel, et ma olin energiast tühi ja ometi oli puhkusaeg ja ma mõtlesin, et okei, siin on kaks võimalust nüüd. Kas ma olen nüüd talve jooksul nii palju neid asju tarbinud, et ma olen sõltuvuses, ja nüüd, kui see organismilt ära võetakse, siis ta nagu ei saa hakkama enam sellega. Või siis teine, ma mõtlesin just, et ma ei saagi nendest toiduainetest, ma ei saa isegi, sealiha ma ei söö, suvel ma ei söö tegelikult üldse liha, et kala ma tarbin palju, kala on, vabandage, väga mürgitatud, meil mered on ju mürgitatud, ma ei tea, palju minus elavhõbedat on. Tegin testi ka kusjuures, mul ongi natukene liiga palju elavhõbedat, ilmselt ma söön liiga palju lõhet ja ei saa alati seda kõige puhtamat kontrollitud. Jah, lõhet, et sellised asjad, aga ühte asja ma märkasin küll, mul see energia, mis suvel nagunii peaks päikesest tulema ja mereveest, see oli nagu lahja. Meil ei olnud päikestki ju. Oli küll. Väga vähe ikkagi suvel. aga see oli lahja ja ma tundsin, et midagi on puudu. Et ma ikkagi siis läksin oma vanale rajale üsna ruttu tagasi. Vot ei tea nüüd, kas see on, et organism on harjunud kõik nende toredate asjadega või? Ma arvan ikkagi, meil oleks hea see soovitus, kingisoovitus anda ka just, et kinkige siis prooviks oma lähedastele sõpradele seda kollageeni. Jaa, kommikarbi asemel. Kommi asemel on tegelikult see Beauty Bites ka. Seal on ka kollageen sees. Ja minu puhul toimib nii hästi, et ma selle sööst magusa isu, mis tuleb sulle peale, see magusa kuidagi ihalus, ma ei tea, stress ja mis iganes asjad kokku ja sa võtad selle snäki ja tõesti, ma ütlen, läinud. Mul on käekotis need ka kaasas. Panke siia ilus tutik, liptšik ümber ja tõsiselt kinkige kommide asemel oma armsamatele ja armsatele ja kinkige lihtsalt selline karbike ja vaadake, mis juhtub. Ma arvan, nad on väga õnnelikud. Aitäh sulle, Sandra, selgitamast. Kallis Reet, kuule, pühadaeg on käes, ma kuulsin, et sina käid seal FastFit 30, saad üle 30. See ei ole sellest see nimetus, see on ikkagi just, et protseduure on nii palju või tegelikult täpselt saab sellest rääkida Kadi Tedremäe, kes on siis Minu kallis keha looja ja tema on need paketid kõik kokku pannud ja tegelikult ma ise ka lõpuni aru ei saa näiteks, kuidas see krüolipolüüs toimib. Oot, krüolüüs. Aga eks see ei ole mingi külmutamine või? On. Ja võt see ongi selline, alguses ma mõtlesin, mina ei julge. Kas sa tegid ära selle? Aga ma tegin ühe korra ära. Aga tegelikult on hea, kui teed nagu paar korda, et siis see täiega sul nagu lõhustab. Aga seal juhtus sul imelik asi, kas sul ei tekkinud mingisugune, kas sul sai külmunud, kas mingi kehaosad või külmunud ära? Aga see on selline tunne alguses, et sa nagu katsud, see on nagu see
see ei ole sinu nagu kõht, mida sa tegelikult ei tahagi ja see ei olegi nagu enam sinu kõht ja seda nagu ei ole. Ma ei saa mitte midagi aru. Kutsume Kadi, tule siia, räägi. No. Mina pean nii kaua, kuni sa siin maha istud, ikkagi küsima sellist asja. Mäletad, eelmises saates rääkisime ka sellest põgusalt oli. Mina siin kardan igasuguseid asju, Reet testib minu eest ära kõik asjad ja siis alles mina julgen teha. Nii kui sa sellest krüpto asjast rääkima hakkasid, siis ma teadsin, et oh my god, mul tuli ju meelde, et Linda Evangelista, suur supermodell siis, tegi ka seda ja see päädis sellega, et ta kaebas kogu selle ilusalongi kohtusse, ütles, et ta hakkas ohjeldamatult laienema, igas suunas laiali valguma ja et see võis olla nüüd selle see hooldus põhjustas seda. Ehk siis see mingisugune see külma asi. Kõigepealt räägi ära, ütle see nimi õigesti nagu. Krüolüpolüüs. Krüo. No teeme niimoodi krüo. Krüo, just. Jah, ärme hakkasin. Nii, see on krüo ja see on ikkagi, sa külmutad inimese ära. Kas paned ta kuhugi kapslisse siis? Ma ei saa mitte midagi aru. No tegelikult on, võtame siis järjekorras, krüo on siis lokaalse rasva kogumiku külmutamine miinustemperatuuridega ja me kasutame siis tehase poolt ette antud kraade ja see on -5. Ja -5-ga siis me paneme sulle sinna koha peale, mis sind häirib, näiteks lõualune, rinnaud ja padjad, kõht, sangad, põlve siseküljed, reied, meestel teeme rindasi, naistel rindasi ei tee, naised panevad rindasi, me jätavad rindadest lahti saada. Ja siis me paneme siia sellise külmakaitsemembraani, paneme selle anduri siia peale ja kõik, mis ta sinna andurisse tõmbab, sellest 30% rasvarakkudest hävineb lõplikult. Sellega on selline lugu, et peale 22 eluaastat või kuskil seal lähedal, siis rasvarakud enam ei paljune, vaid nad teevad joo-efekti meie kehas, et kui sa võtad kaalus juurde, siis see rasvarakk suureneb, kui sa võtad kaalus alla, siis ta väheneb. Mul tuli see meelde, et kui sa süstid neid rasvarakke, pannakse ju oma rasva huultesse ja niiviisi ka ja mõtled, kui sa võtad siis juurde, sul hakkavad huuled ka kasvama. Paisuma. Jaa, saad sa aru? No. Ja need rasvarakud, kes siis saavad seal külma kahjustuse, ehk et rasvarakus tekib selline põletilikuline reaktsioon, ta paisub, läheb katki ja tuleb siis lümfi kaudu välja, ehk et pissil käimine, higistamine, kõik siis aitab kaasa. Nüüd see Linda lugu. Linda lugu on väga huvitav lugu, et kui ma siis nüüd tõepoolest seda siin kõhuanduriga külmetan, et kuidas võib juhtuda selline asi, et inimene võtab üle terve keha kaalus juurde. Kas see oli sama aparaat või tehnoloogia? Ta selles mõttes, et see lugu on krüo tulemusel võib teatud juhtudel see 0,05% tõenäosus, et sul tekib see pah ehk et siis rasvaraku suurenemine, aga see tekiks lokaalselt, mitte üle terve keha. Ja Linda ehk et ta ju peitis ennast aasta aega, aga aasta ajaga on võimalik ennast üsna suureks süüa, juua, millega iganes on ju. Ja tal oli ikkagi vanus ka, ehk et ta oli juba menopausi jõudnud, kus kõik hädad meil pihta hakkavad, nii et see on selline, me võime ju süüdistada kõiki, on ju, et aga krüoga on jah selline lugu, et see 0,05% on tegelikult 15 inimest miljonist, mille tõenäosus on nagu väga-väga väike, et me oleme täna teinud üle 2000 inimese Eestis, et ma ei teagi, kumbal poole seda sülitama peab, et ühtegi sellist juhtumit ei ole. Krüol kindlasti on selliseid, ütleme, raskemaid tagajärgisi ka, kui hooldust ei tehta korrektselt, kui see külmakaitsemembraan ei ole paigaldatud korrektselt või siis on ta ebakvaliteetne, siis võib tekitada kuni 4. astme põletuse. Ma mäletan, sa oled tegelikult mulle saatnud ka, et näed, kui on ebakompetentne tegija, et mis võib juhtuda, et see on nii tähtis seda selgitada ja just nagu õiged spetsialistid, masinad, kõik see on nii tähtis. Jaa, aga räägi nüüd, sa käisid ära, proovisid ära, mis tunne sul oli nüüd siis? Jaa, mul oli see tunne, just oligi natuke nagu õudne, et vaat ei tundnud seda kohta. Ta muutub täiesti tundetuks. Aga muud nagu ei olnudki, et selles mõttes ta ei ole valulik ega midagi, et ta on just selline hästi nagu kummaline. No ühesõnaga, kas see siis, kui ma lihtsa inimesena siis saaksin aru, et see nagu külmutab läbinisti selle massi siin ära. Kus see rasv olema? See on niisama ehk et me ikkagi mõõdame ka, et me nagu kõiki selles mõttes ikkagi teha ei saa. Sellest nii-öelda rasva kogumikust sõltub anduri suurus, sügavus
ja et ei ole päris niimoodi, et näiteks ma ei tee väga tugevas ülekaalus, ehk et krüo ei ole ikkagist kaalulangetuseks mõeldud protseduur, et ta on niisugune, noh, tõesti, kui siin tead väikesed Michelini rõngas. Täpselt see mutikõht, mis järsku sul ilmub nagu ja üle see, mis ei allu ei dieedile, ei trennile. Mõnel on käe need niiviisi kotikesed sinna hakkavad rippuma ja noh, et ja siis kuskil võt siia kuidagi ka vahest tulevad need rinnahoid ja mingid padjad, vaata et noh, see on nagu universaalne, et minu meelest teist sellist ilu, noh, kuidagi protseduuri ei ole, mis võtaks need nagu just need konkreetsed kohad ära. Ja see on ainukene jah, mis hävitab rasvarasva. Nii, aga kui tihti sa pead seda tegema, kui järjepidev sa pead olema sellega siis? Ega ühel hetkel ei saa enam teha, ehk et see rasvaprotsent on nii väike juba sul kehas, et ikkagi välimuse või tulemi järgi siis? Just, ja küsitakse palju, et mitu korda ma pean tegema. Mina võin öelda, et ka mina tegin kõhtu 2 korda, selles mõttes, et lihtsalt see nii-öelda teisest lapsest jäänud see niisugune vastik beebi kõht, lihtsalt see vana rasv istub seal, tal on väga mugav seal ja kõht on üldse kõige raskem piirkond, sest ta kaitseb ju tegelikult ka meie siseorganeid kõiki on ju, et keha ei anna nii palju, kui ta võib-olla me ise tahaks. Aga üldiselt krüot ühte piirkonda peaks töötlema vähemalt 2 korda ja see on 2 kuuse vahega, ehk et selles mõttes on ta nagu kõige mugavam, et teda peab kõige vähem tegema, siis sa ootad oma tulemust, aga tulemust me ootame kõige kauem. Aga sa loed inimestele peale ka, et aga nüüd söö vähem ja nüüd ära toda asja puutu üldse ja nii edasi, et kas sa pead, inimene peab ise ka natuke vaeva nägema või vops, vohmin need vorstid sisse ja siis aga lähen jälle krüosse. Kuidas see käib? No, mina olen ikka naernud, et mida pikemad on need juustuletid poodides, seda rohkem on minul tööd, on ju. Aga tõepoolest ükski kehahooldusaparaat või need kaalulangetuspaketid, mis meil on, see masin üksinda ei tee seda tööd ära, et me ei saa minna sealt salongist McDonaldsisse lõunat sööma, et üldiselt meie juurde, kui nad juba selle raha välja käivad, on nad ise juba motiveeritud ja saavad nagu aru, et see on kahepoolne koostöö. No selge, siis minu kallis keha ja enne jõule veel vorstid puusadelt ära. Kas tagumikule saab ka teha või? Me ei tee tuharat, me teeme tuhara alust, nii et selles mõttes, sest tuhara rasvast ju tegelikult ehitatakse seda ilusat virsikupeput. Miks sa seda ära võtad, siis las olla. Kardashiani oled näinud? On käidud küsimus küll, et mul on rinnad hästi suured, et ma ei taha sinna rinnavähendusoperatsioonile minna, noh naised, aga tõesti neid me nagu ei tee, et ja mulle meeldib, et ta on just mitte kirurgiline, sest et noh, elu sees ma ei läheks mingit rasvaimu või sellist asja tegema, aga vot seda, noh, vot see on see piir. Ja see selle tulemus on selline, et ta, kui me räägime rasvaimust, kus sul siin sorgitakse ja ta paraneb ikkagi ebaühtlaselt, siis krüo tulemusel, kuna meie aparaat siis külmutab 360 kraadi, mitte niimoodi, et ülevalt alla, vaid 360 pärast, kui see kõik siia tagasi vajub, siis tegelikult on kõik ilus sirge, et ei kahjustada nahka. Nahk ei jää rippuma? Ei. Aga mis see nagu 30 tähendab, see Fast Fit 30? See tähendab, et seal on 30 protseduuri sees. Okei. Siis ta on väga hea hinnaga. Oota, hinnast me ei ole midagi rääkinud. No, 30 protseduuri on 695 eurot, mis teeb ühe protseduuri hinnaks seal 20 midagi. Krüo tegelikult eraldi on ju oluliselt kallim. No, aitäh sulle. No tõesti, see vajas nagu lahti seletamist, sest sa muidu kogu aeg jälle osatasid ja niiviisi ja ma jälle vaidlen vastu ja nüüd tõesti, et ma teen selle teise korra ikkagi ka ära, sest et mina tegin 1 korra ja noh, ta läks paremaks, aga ütleme, ega ma pole toiduga ka muidugi piiranud. Vähem möödas ka. Ja, et nüüd teeme teise korra ja võt siis näeb seda tulemust, nii et watch me. Okay, I watch you. Aga tead, mis Anu, ma tahtsin sulle avaldada ühe jälle oma katse tulemused, et sa tead ju, et ma proovin igasuguseid uusi asju ja nüüd sattus mulle ette sellised probiootikumid, mis on siis nii tõhusad, et nad on isegi kasulikud ja nagu abiks, kellel on, ma ei tea, seal lekkiva soole sündroom ja kroonitõbi ja nii edasi. Aga mis nad teeb eriliseks on see, no neid üks toode näiteks me võib imikule anda esimesest sünnipäevast, esimesest päevast, aga siis sünnipäevast täpselt. Aga ja mis teeb siis ta
nagu ainulaadseks, et seal on 8 bakteritüvi, aga nad on just erinevad, et nad omavahel ei konkureeri ega sega ja ma olen aru saanud, et väga tähtis on vaadata, palju siis seda elusat kultuuri seal sees on, probiootikumi ja neid mis asjast me räägime, me ei saa mitte midagi, CDS22. Itaalia professor Nii. Töötas selle välja, sest et ta nägi, et on vaja sellist toodet. See on probiootikum siis või? Probiootikum, vaata, me oleme erinevaid testinud ja ma ütlen sulle ausalt, mulle on teised pika peale natuke, võib-olla sul ka nagu harjub see kõht ära sellega või on liiga palju, kui sa tarbid liiga järjest, et mul on vahest nagu puhitus tekkinud mõnest preparaadist ka, mitte alati, aga mingitel perioodidel ja vot sellega nüüd seda ei tekkinud ja ma sain aru, ja mul kuidagi läks seedimine paremaks. Ma olen veel vähe neid tarbinud, et mitte veel nii pikalt on ju, aga ma ütlen, see juba ma nagu tundsin, et oli parem. Ja kuidagi ka see mind, nagu minu meeled läksid rahulikuks, et ma olin natuke stressis kõige selle novembrikuu tempo pärast ja päikest ei ole kaua näinud ja võtnud ja võt siis ma tundsin, issand, kuule, tõesti mu kõht nagu rahunes maha ja mu nagu aju rahunes ka maha, et ta pidi mõjuma siia ka, aga me kutsume Egle Nabi siia, kes räägib, kes teab nendest tegelikult rohkem ja on neid ka kasutanud. Nii et kui tähtis üldse see mikrofloora on, meie kõhu mikrofloora? Absolutely. Egle, no jään kohe huviga. Tere tüdrukud. Nii, jään huviga kohe ootama. Ma vaatasin, et antibiootikumi ravi korral ka soovitatav. Kas see tähendab seda sel ajal, kui ma tarbin, inimesed on praegu palju haiged, on ju, tarbin antibiootikume, juba sel ajal ma peaks siis neid, ma isegi ei ole karpi lahti teinud. Kas need on kapslid või mis asjad need on seal? Siin on niimoodi, et kõigepealt jah, et alustuseks, et hästi tihti probiootikumide puhul räägitaksegi ainult sellest, et vaata, et kui sul on nüüd antibiootikumid, et siis võtke probiootikumi. Et muidu nende nagu laiemast mõjust räägitakse vähe. Nendel 2 konkreetsel siis on siis, üks on selline pulbrikujul. Me rääkida, kuidas mina seda ise kasutan, sest mina tõesti olen kasutanud ja oma tüdrukutele, just 40+ tüdrukutele väga soovitanud ja siis on selline natukene nagu nii-öelda lahjema koostisega, mis on kapslikujul ja tõepoolest nendel on uuringud taga, et nad on sellised väga tugeva koostisega ja kui mina ja Reidaga olen täiesti nõus, et mina olen ka kasutanud ja mulle ka tundub, et väga hästi toimivad, et mina ei tea ka lõpuks, ma ei tea, kas see on placebo-efekt või ei ole, aga mina selle jutu lugesin kõik läbi nende kohta, olen oma naistele ka soovitanud ja peaasi, et toimib. Aga tõepoolest jah, et on sellised kliinilised uuringud taga ja võib kõigepealt erinevate haiguste puhul ka kasutada. Aga kui sul ei ole mitte midagi häda? Ma just tahtsin ka öelda, et tegelikult soolestik, meie soolestik mõjutab ju kõike. Ajutegevust, hormoonide tootmist, kõigi vitamiinide, mis me erinevatest teie toredatest saadetest, mina olen ju jälginud, räägite kogu aeg vitamiinidest, nende imendumisest on erinevate ka ütleme siis rasvapõletustabletid, et kui me nendest räägime, võtame kõik seal ju soolestikku ja selleks, et need üldse imenduksid, ongi vaja ka, et see mikrobiota on tasakaalus. Ja kahjuks meie nii väline keskkond kui ka meie enda tegevus toiduvalikute näol tihtilugu ei aita sellele kaasa. Ja siis ütleme, et 40+ naistel ka väga tihti üldse on probleemiks, on see soolestiku, mikrobiota soolestiku probleemid. Ka tsükli teises pooles väga paljud tunnevad, et puhitused ja kõhuvalud, et ühesõnaga aga see ei ole ainult naiste probleem, et just läbi selle soolestiku tegelikult, soolestik mõjutab kõike. Et mina teen regulaarselt 2 korda aastas endal probiootiku sa teed lihtsalt sellise kuuri igaks juhuks? Ja et mina olen 2 korda aastas teinud ja et siin on nüüd 12-päevased sellised nii-öelda doosid olemas, aga need, kellel on siis nii-öelda tugevamad probleemid, loomulikult selliste probiootikumide puhul, nii nagu toidulisandite puhul, et väga hea on nõu pidada oma arstiga, kui on konkreetne mure, mille pärast seda võtta või siis proviisoriga. Mul see küsimus, et mina tavaliselt, kui lähen reisile, siis ma ikkagi, reisil tekivad need imelikud asjad on ju. Ja eriti kui lähed nüüd soojale maale kuhugi sellisesse eksootilisse kohta, seal 101% juhtub midagi alati. Kas nüüd oleks soovitatav enne, kui ma lähen, alustada selle
kuuriga juba varakult. Ja kusjuures see ongi üks soovitustest ja siis selle nõrgema tüviga just, et kui just otseselt ei ole vaja. Nii, nõrgem tüvi oli nüüd see... Nõrgem ongi see, mis on see kapslites. Selle sees, jah, roheline. Siin on 112 kas see oli nüüd Viljards, saad sa aru? Ja. Elusad bakterit. Ja neid peab hoidma kusjuures külmkapis. Siis nad on eriti värsked ja krõpsud. Nädal aega, et siin ongi küsimus, mul tüdrukud kohe küsisid, aga mis me teeme, et kui me tellime või siis, kui me lähme reisile, kuidas ma kaasa võtan, neil on endal selline väike termoskotikene, aga ja tavaliselt kui tavapagasisse panna, siis nad ju on ka tavaliselt jahedas ja öeldakse, et nädal aega ta võib olla toatemperatuuril, ta säilitab oma need kasulikud omadused, aga jah, muidu peaks olema külmkapis. Minul on külmkapis. Okay. Nii, enne reisi igaks juhuks hakkan neid kergemaid versiooni tarbin ära, on ju. Kas ma võtan need pulbrilised siis igaks juhuks reisile kaasa? Äkki seal juhtub midagi? Väga tihti ongi. Reisil ju ongi see täiesti teise koostisega toidud on, et erinevad bakterid, millega meie soolestik pole harjunud, et mina võtaks kaasa. Ja, et mina näiteks selle tegin täitsa kuuri just haigusjärgselt, mul oli antibiootikumid ja tegin õhtul, mulle meeldib teha õhtul keefir, kiudained ja siis see sisse. Sa paned keefiri sisse selle? Jah, mina panin keefiri sisse segasin, et siin on, võib mahla sisse panna, vee sisse, kuidas keegi just seda pulbrit, et mina tegin niimoodi. Ma tegin veega, aga siis tegin kapsli lahti ja puistasin jogurt sisse, kreeka jogurti. Võt selle peale ma pole tund. Väga hea, nüüd ma olen... Ma seda kapslit nagu ei viitsinud, et võtan nii. Ja jube hea maitsega, ta näeb natuke isegi nagu magusa maitse veel kreeka jogurtile, et kui on maitsestamata kreeka jogurt. Aga selge, ühesõnaga ma lähen reisile nüüd ja siis ma katsetan ära ja siis meie järgmisest podcastist ma räägin sellest, kas toimis või ei toiminud. Ja, et näiteks kui minul tulevad tüdrukud, kes tahavad kaalu langetada, ja just see tähendabki seda, et ma natuke muudan oma toitumist ja mingil põhjusel on, mida ka langetada, et järelikult see soolestiku võib eeldada, et see soolestiku mikrobiota võib-olla nii ideaalne ei ole. Ja seda enam, et ma siis, kui ma ju tahan toitumist muuta, ma ju muudangi kõike, mida ma söön, et number 1 väga tihti ongi olnud see, ma uurin ka loomulikult, et mis toimub, kuidas on seedimine, kas kõht läbi käib ja kõik seal on küsimustik, et siis väga paljudele ma olengi ka enne nii-öelda kaalulangetust või enne dieediperioodi soovitanud probiootikume või siis kui enne haigusperioodi, kes teab, et tal on immuunsüsteem nagu nõrgem, et soolestikku. Aga see aitab ka selles mõttes, et oletame nüüd ma tarbin need ära kergemad, olen seal reisil ja voilà, ei juhtugi mitte midagi. Siis ma võin ju eeldada, et see on tänu sellele, et ma juba ennetasin seda, eks ole. Ilmselgelt, jah. Ei, ma olen teinud seda varem, ma olin viimane kord selle aasta kevadel olin Tais ja siis ma olin vist meie seltskonnast ainukene inimene. Ma tarbisin probiootikume, ma tarbin tegelikult kogu aeg, on ju. Ma olin meie seltskonnast ainukene, kellel ei tulnud ei seda kõhulahtisust ega mingid seal, kes oksendas ja kellel 100 häda oli ja siis olid kõik niimoodi rivis, ütlesid, mis mõttes, et nüüd on sinu kord nagu umbes jääda haigeks. Ja mul mitte midagi ei juhtunud. Ma sain aru, et ma olen juba selle kodutöö nii-öelda ära teinud. Et ma usun lastele ka mina annan enne reise. Lasen ära teha ja ise samamoodi, et isegi kui nemad jäävad haigeks, keegi peab neid tohterdama, et ma ei saa seda lubada, et ma jään. Selge. Aga katsetame ära ja kõik. Ja mina ootan veel ka abi selles suhtes, et mul on rauapuudus ja raud ei imendu sellepärast, et mul on need need hatud on madaldunud, mul ei imendu midagi sealt läbi, et mul on kõik lootused nüüd pandud selle miljardite peale. Ma loodan, et sa saad abi. Jah, täpselt. Aitäh sulle! Nii, Anu, nüüd meil on kõik reisiks valmis probiootikumid taskus, aga tead, mis minult on palju küsitud, et mis tooted ma ikkagi sinul kasutan, kui ma sulle meiki teen. Et kuidas see jume on nii värske ja samas ka jumekas, sa ei ole ju valge, ja et see nahk nagu kumab natukene niiviisi. Ja siis mõtlesingi, et okei, ma näitan siis need asjad ette, et siis nad millega sa teed mulle nagu meiki? Millega ma teen? Näiteks täna just me Kust need meigitooted on siin? Enne podcasti meikisime ja top 3 toodet, mis ma endal ka kasutasin, et lihtsalt saada see
valge nahk jumekamaks ja natukene sellist elurõõmu, vitaalsust. Vot need on Physicians Formula nüüd sarjast ja mulle meeldib see Healthy jumestuskreem. Ta ei lähe kortsudesse, vaata väga paljud on sellised jumestuskreemid, mis pärast kogunevad, lõunaks on sul nagu kõik kortsus, aga oled sa märganud, et sul on... Loomulikult. Ma lihtsalt valin välja vot need jumestuskreemid, mis ma näen, et ta ei lähe nendesse kortsukestesse. Aga sa teed minule ka nii tumedaga või? Jah. Wow. Ütleme, ma ei soovita kõigil seda katsetada, sa pead olema natuke selline osav hajutaja ja seda miksima natukene teiste peitepulkade ja toodetega ka, aga tõesti, sinul ma tegin ja endal ka selle just päris jumeka tooniga ja siis, kuna ta hajub nii ilusti vaata laiali, jätab just selle päevitunud jume ja siis ma lisasin seda nagu vedelat päikesepuudrit, vot see minu jaoks oli ka täiesti puuder ja vedel, ma esimest korda kuulen. Ja siis nüüd ma olen seda mõnda aega juba katsetanud, et ta on nagu jumestuskreem, aga tegelikult sa modelleerid sellega nägu, et sa tood seda sarna, mina panin üle kogu näo endal, sest mul oli nii valge nägu, aga ma sain ta siis tumedamaks ja ta jääb just süge paras, et mitte liiga pruun, aga süge jumekas. Ja siis tegin sulle need roosad põsed selle pulgaga, nuusuta. Ma tean, ma ju... see on see minu lemmik puudri lõhn. Puudri lõhn ka. Ja, imeline. Mis siin teises otsas on? Ideaalkosmeetikast leiab siis selle Physicians Formula brändi ja ma ei teagi, kas ta teistes kohtadest vist on, äkki Magdas on ka, aga minu arust Ideaalis on kõige suurem valik ja tõesti, need on sellised, mida ma varem ei oleks osanud üldse kasutadagi, neid kreemiaid tooteid, aga nüüd ma julgustan, ja nad on ka väga ilusad ja efektid. Seda on ju lust. Sellega annad siis seda sarna, et põsepuna ja varjutusvärv ühes koos mega asjad. Midagi ma olen nii rahul. Okei, aga oota, kuhu sa lähed? Vaata, mis asi see, mis Halloween hakkab tulema? Halloween on läbi juba ja Mardipäev on. Kadripäev ja kõik on läbi vist. Kõik on läbi ju ja need on ju novembris. Vastlad tulevad. Nüüd on juba detsember, aga siin on nüüd Norden Beauty vidin ja see on tegelikult juba mõnda aega olnud päris tõusev trend igal pool, kui sa vaatad TikToki, Insta influencereid, et LED-maskid, muidu nad olid ainult ilusalongide teema, sest et seda LED-tehnoloogiat saada kvaliteetselt, see oli väga kallis ja seda siis ei suutnud tavainimesed ju endale koju osta. Aga aeg on edasi läinud, vaata kõiki asju uuritakse, juurutatakse ja nüüd ta ongi selline, ütleme nii, et mina võiks teha rohkem järjepidevamalt, aga ma olen nüüd teinud teda niiviisi kord nädalas, tegelikult võiks teha üle 2 päeva ja siis, üks silma, see auk on ära tulnud, aga ütleme, ta käib niiviisi külge ja siis sa paned ta tööle. Nii, näed. Ma räägin, see on nagu kummitus. See nüüd punane infrapunavalgus, mis on siis ülihea igapidi, on ju, vaata, ta on siis neid toksiine väljutav ja kõik ja vananemisvastane. Siis nüüd, kohe ma muudan. Kas ma võin? Sinine. Näed, sinine. See on nüüd akne vastu. Vaata, teismelised tõesti on saanud abi, kellel on akne olnud ja tegelikult ka postakne puhul, sest et vaata, kui mõnel on ikkagi hormoonid kuidagi sassis, siis isegi küpsemas eas võib see akne kimbutada. Ja nüüd, kui sa mis sa arvad, mille jaoks see on? Päevitame. Ei ole see mingi päevitamine, see on just vastupidine, et kui sa oled saanud liigse päiksega, ilma päiksekaitset oled päevitanud, pigmendilaigud, võt siis see kollane valgus võtab need pigmendilaigud ära ja nii lihtne see ongi, et tõesti, aga peab tegema järjepidevalt, et siis see mõju oleks nagu püsiv. Kas ma võin minna sellega öösel voodisse ja jääda magama neid? Jah, siin on taimer peal. Et ta lõpetab ise ära. Jah, selles mõttes et siin ei ole mingit ohtu ja nüüd mis sa arvad see? Lillakas selline. Ja siin on nüüd sinine ja siis koos punane, et see annab sellise nii vananemisvastase kui punnide vastase nagu arvi. Ja nüüd vaatame, nii. Nüüd sa oled punane. See punane, aga üks mingi peab veel olema. Roheline oli minu vot, üks värv oli nüüd veel. See roheline, aga ei roheline. Ei, ikkagi nii. Kordame üle, see on nüüd see roosa, see on nüüd nii vananemine kui punnid. Nii,
punane, see on anti-aging, täiesti kohe kortsud kaovad. Nii, sinine, see oli nüüd meil vistrikud, on ju, nii, kollane pigmendilaigud, jah, et 5 erinevat funktsiooni ja mis ma tundsin, kui ma nagu, olin selle hoolduse aja ära, et hiljem, isegi teisel päeval, sa tunned natuke nagu see nahk niiviisi nagu õhetab, aga ta ei ole nagu punane, see ei lähe punaseks, aga see tunne on selline nagu midagi toimuks sul naha all. Ja muidugi on väga hea, kui sa paned siia veel siis mõnda seerumit alla või näoõli. Alla, selle maski alla. Ja. Okay. Et siis ta aitab veel paremini nendel toimeainetel imenduda ja aitab kuidagi kaasa sellele vereringele, vaata kõik see koosmõju, et tegelikult ta tõhustab sinu erinevate nahahooldust. Ja, et seal see suuauk on, siis saab vahepeal limpsida. See on kõik, šampanjat saad juua, kohvi saad juua, kõike. Ja mulle meeldibki, et kui ilusalongis või ilukliinikus sa lähed LED-maski alla, siis seal peab kaitseprillid panema, kõik asjad. Sa ei saa sellega ringi käia, aga sellega kodus lihtsalt käid ringi, toimetad, mitte midagi, ma ei tea, kõik asju võid teha. Kuller tuleb, toob sulle pakikese. Jah, lähed, võtad vastu. Ainult kuramus telefoni ei saa avada. Vaata, ta ei tuvasta seda. See on küll. Jah, see on kurb. See on kurb, aga samas siis võtad ära. Nii, aga pigmendist edasi rääkides väga palju on seda probleemi, et ma olen tõesti meikarina sellega nii kursis ja alati nagu tunnen kaasa neile, kellel see pigment on tulnud välja ja tõesti nad on hädas sellega, sa ei peida seda nii lihtsalt ära. Meikar jah, saab sul selle ilusti ära peita, aga tavainimene ma olen saanud aru, et see ei ole nii lihtne pigmendilaike, aga sul ei ole kunagi pigmendilaike. No mul on siin, aga hakka rääkima, kas ei olnud mingi kreem selle jaoks? Eraldi sari. Ja jällegi ma olen väga uurinud erinevaid sarju, brände, kes pakuvad kõiki kreeme, seerumeid ja nüüd Babel. Kuidas ma üldse Babel juurde jõudsin? See, vaata, kus on 50 SPF peal number, võt see nüüd nendel selline superfluid. Need superfluidid olid asjad, mis tõid mind Babel nagu brändi juurde lähemalt. Et ma tundsin, et issand, see on nagu see ideaalne suve jumestuskrem, mille ma olen leidnud. Sest tal on olemas siis tooniga selline variant ka, et sa paned ta nagu BB või CC kreemi taoline, aga mega elastne, absoluutselt sul mingit kortse ei teki ja samas ta kaitseb siis selle päikese eest, et vaata, kui sa ei ole ekstra pannud päikesekaitset, siis see kaitseb. Oota, ma võin randa minna siis sellega? Jaa, võid randa. Ta on nahahooldus tegelikult. See on nahahooldus ja nüüd see pigmentsari, mis on siis Babel uus, seal on siis see kaitse, su superfluid on siis ka selle toimeainega, et aga siis seda pigmenti ravib. Et tõesti sul hakkavad need niiviisi kaduma, need laigud ja ta siis lõpuks ka annab selle ennetava toime, et sul ei tekiks neid juurde. Me räägime ikka kogu aeg sellest tootest. No see on üks. Ma ei saa aru, tee inimestele selgeks puust ja punase. Siin on sul, palun väga. See on nüüd see nahahooldus, mis sa paned alguses, on ju. Ja siin oli väga huvitavaid jällegi nagu, mida võib-olla sa ei ole harjunud kasutama, et näiteks siin on siis selline lotion, mis on siis losjoon ja ta annab su nahale ka veel nagu sära ja koorib ja siis annab selle pigmendi vastase nagu toime ja selle sa siis paned puhtale nahale, jätad nagu peale ja vaata siia peale paned siis selle intensiivse seerumi, mis on pigmendi vastane. Ja. Aga oletame, nahal ei ole kunagi need pigmendilaigud nagu igal pool on ju, ta on mingid teatud spottides. Kas ma panen ainult sinna või ikka kasutan kõik? Seda sarja sa võid kasutada nüüd üle kogu näo ja dekolteele ka, sest et ta annab tõesti selle üleüldise toime, et sa ei pane teda ainult ja ta ennetab sul siis ka nende uute tekete, et see on see hästi intensiivne seerum ja see koostis oli, see oli nagu mega toimeained olid siin sees, et nii kui ma vaatasin. Nii, lotion, siis see seerum, mis edasi? Ja siis on veel see fluid, treatment fluid, võt see on ka, see nüüd läheks tegelikult ideaalis lotioni järgi. Ja mitte selle seerum? Seerum siis tuleb veel kõige peale, võt niiviisi.
jah. Kas vanasti või olnud ikka nii, et seerum ja siis kreem? Aga see on niisugune eriline fluid. Jah, okei. Et selles mõttes nad on tõesti ainulaadsed ja apteegi kosmeetika on selline kosmeetika, mis on ka väga läbi uuritud. Vaata, kõik kliinilised uuringud, testid tehakse, et selles mõttes nad on tõesti eestlaste üks lemmikbrände ka tegelikult apteegi kosmeetika hulgast. Ja ma ei pidanud pettuma, et noh, mega hea soovitada just neile, kellel need... Aga ma katsetan ära, sest et mul on ikkagi, siin sa oled nagu puudriga panda, aga mul on suvest ikkagi tekkinud sellised... mina ütlen, et pigmendilaik on ikkagi nahakahjustus on ju, et on ikkagi tekkinud ja nüüd oleks täitsa huvitav vaadata, et kas, kui ma siin näiteks võtan ühe area nagu ja katsetan seda siin, et kas see toimib siis. Ma ei saa nüüd hästi aru, vaata inimestel tihti peale, et oota, sa paned selle lotioni, siis sa paned seerumi, siis sa paned kreemi või siis paned kreemi ja lotioni või kasutad neid üldse eraldi või mis toimub? No siin võibki kasutada siis neid kombineerida omavahel. Et sa võid kasutada, seerumid kindlasti siis, kui sa tahad ravida juba olemasolevaid pigmendilaike ja siis võid kasutada kas siis seda emulsiooni või lotionit, on ju. Et aga igal juhul siis see lotion läheb enne seerumit. Vot sellest ma sain nii aru. Ja, see on loogiline. Okay, siis aga nüüd siis sa võid siis panna siis kas seerumi või siis selle kontrollfluidi ja mis on hea, et siin on sees siis ka hüaluroonahape, et tegelikult ta siis niisutab hästi hüperaktiivselt ja siis on siin sees ka post- ja prebiootikumid, mida jälle naha mikrobiomile on nii vaja, sest miks tekivad pigmendilaikud üldse ka, et on seal igast siis hormonaalsed asjad ja ainevahetuse, aga tegelikult ka see, et naha immuunsüsteem on nõrk. Ja siis sa saadki peale ka kasutada neid probiootikume, mis on nii tähtsad muidu sissevõtmiseks. Et inimesed ikkagi täpselt aru saaksid, enne kui ma seda lotionit ka panen, ma peab olema nahk puhastatud. Jah. Mitte niimoodi, et ikkagi võtad siis selle meigi või lihtsalt päevase mustuse maha ja võt siis kannad, need on ikkagi nagu see, mitte siis naha puhastus, vaid need on naha hooldus. Et mul jäi selle lotioniga natuke selline tunne, et ei, ta ei ole nagu toonik, toonik on see, et võtad vatipadjaga ära, viskad ära, on ju, et need jäävad ikkagi näkku ja et mõtlen, et tõesti siin väga hea sari, mida sa saad kasutada just järjepidevalt ja sul ei teki enam neid pigmendilaikest, nad nii rikuvad inimeste elu, ma näen, kui õnnetud need naised on, et igatahes proovigi järgi, et selge. Nii, aga ma vaatan, et siin on Eisenberg on jälle siin platsis. Jah, Eisenbergi ma tõin sellepärast meil jälle siia mängu, sest ma tegin täna just seda modelleerivat maski hommikul ja sa ei usu, päriselt see toimis. Ma olin nii loppis hommikul, et ma lihtsalt istusin ja mõtlesin, et kuidas ma endale nüüd selle meigi teen, mismoodi ma üldse nagu selle näoga hakkama saan, aga siis kandsin nahale ja siin on sees hästi mõnusad veel sellised nagu need kapsulid, nagu sellised väiksed terakesed, mis siis veel nagu lõhkevad sul naha peal ja võt siis toimivad need kõik tõhusad igasugused nutikad tegelased, et tõsta su näokontuure, et väga suke just enne mingit tähtsat üritust pidu, võtta teha see modelleeriv mask, super. Et proovi järgi, ma mõtlen need 3 tükki, see modelleeriv mask, siis enne seda veel üks, mis võtab nagu natuke koorib ära, on eraldi mask veel Eisenbergil ja siis toonikuga pärast teed näo üle ja siis sa paned, mõtle, seal on see kreem, selline kandiline, see suur. Siis sa paned selle, et seal on siis, et sa võid kanda ka silma ümbrusele. Et see on selline näokreem, mida sa võid ka silma ümbrusele panna, et selles mõttes hästi huvitav. Tavaliselt on see, et sa ei saa nagu panna näokreemi silma ümber, aga neil on kõik testitud ja see on eriti hea veel silma ümbrusele. Selge. Nii, ja mis siin need väiksed asjad on? Need on nüüd samuti ideaalkosmeetika valikust ja ausalt öeldes, kuna Eisenbergiga ma olen ju väga ammu tuttav ja olen kasutanud aeg-ajalt ja tean kõike nendest toodetest ja on tõesti head ja ta on nagu luksuskosmeetika, ta on tiba kallim. Ütleme, igaühele ei soovita, kui keegi küsib minu käest, et hästi palju küsitakse, mida sa soovitad, mis kreem on hea. Ja siis ma vaatangi vastavalt inimese... Sa vaatad, mis kingad tal jalas on, milline käekott tal on ja siis vastavalt sellele soovitad. Jah, sest et on igas tegelikult hinnaklassis oma need superstaarid. Ja need superstaarid on olemas ja muidugi, kõige paremad on need kõige top superstaarid, aga
näiteks see Face D on siis Itaalia kosmeetika, selle töötas välja siis üks ka väga tähtis selline Chiara, perekonnanimi ei tule meelde, kohe otsin selle pärast välja, töötas välja, kes oli ilutööstuses ja kosmeetikatööstuses pikalt nagu teinud ilma ja väga hea olnud selles ja siis ta ütles, et nüüd ma teen oma sarja. Ja mis selle sarja puhul oli äge, et võt siin on nüüd sellised tooted, mis päriselt nagu lubavad kohest toimet, et proovi seda käe peale. Vaata, kui sul natuke oleks mingit kortsu ka, ma ei tea, sul üle. Anti-wrinkle. Ja see on nüüd instant lifting selline kreem, et sa paned, tegelikult on seerum, aga ta on nagu kreemi kujul natukene, vaata ta ei ole nii vedel. Ja vaata tõesti, kui sa paned, ma katsetasin üks päev, ma panin teda siis peale ja teen väikse meigi otsa ja mis mul tundus, nagu tõmbas nagu mingi kihi peale, vaat sellise, mitte et oleks ebamugav, aga tõesti ta nagu täidab sul nagu mingi pahtliga need kortsud ära, et väga äge oli. Ja mis mul jäi veel silma, oli siis sissikreem nendel, sest et ma otsin alati selliseid näo põhjatooteid, vaata, mis annaksid tooni, aga samas nad ei oleks liiga paksud. Sest vaata, iga päev sa ei taha ju kanda seda jumestuskreemi peale ja siis pärast õhtul nii kaua puhastada, et võt see ka jälle proovi. Kõik üksteise otsa nüüd, halloo. Panen seda nii. Ja, ta on jumestus ja ta annab siis selle nii niisutuse kui ka siis selle jumestuse, et kaks ühes. Et see mulle meeldis väga ja siis oli siin seda valikus pole, aga jube hea innovaatiline, seal olid ka sellised pigmendivastased plaastrid. Et näiteks, kui sul on ainult üks mingi pigmendilaik, siis sa paned selle plaastri, nagu need punniplaastrid on, siis paned selle plaastri selle pigmenditäpi peale. Noh, kui sul ei ole nagu suuremat probleemi. Kui on suurem probleem, siis jah, tuleb kogu sarja kasutada. Kus kohas? Mul seda ei ole praegu kaasas, aga nende valikus on, Face D valikus on ja võt siin on puhas hüruloonhappe. Ma ei hakka seda nüüd toppima. Seda võib ka panna LED-maski alla näiteks, kui sa tahad endal teha just niisutust, et paned selle anti-aging programmi ja siis paned hüruloonhappe alla, et väga hea koostusega, siin on 4 erinevat siis hüruloonhappe molekuli sees, et see on ka tähtis vaadata järgi. Nii et otsige välja, Face D on selline väga hea hinnaklassiga, väga heade toimeainetega, ütleme, mina vaatasin niiviisi, mul silmad olid punnis, et mega hea sari. Ei olnud varem näinud. Vaata, ei saa ju kogu sa ei saagi kõiki asju näha ja teada. Džunglist nagu läbi murda. See käsi läks mul tõesti siledaks. Ma räägin. Mamma mia. Jah, et tõesti. Ja pehmeks. Pehmeks ka, et kõik asjad, kõik jutud. Et selles mõttes on super. Jõulud on tulemas ja see saade oli meil hästi selline ilutoodete ja iluvidinate keskne täiesti taotluslikult, sellepärast et teete kingitusi kindlasti. Paljudel on keeruline midagi välja mõelda, mida kinkida. Kommide asemel me juba leidsime siin lahenduse. Siin on ka tegelikult kommid, kes siis väga magusat armastab, aga need on tervislikud. Beauty Bites ja mida meil alati vaja on naistel? Kosmeetikat. Alati, see oleks ka imeline jõulukingitus. Siin saaks nalja lastele teha terve õhtu ka ja pluss kasulik samal ajal. Pluss kasulik, et ärge üldse togasi hoidke, et palun mehed soovitus. Sellise asjaga tulete koju. Ja siis saab Kadri ja Mardi päeval ka seda vidinat kasutada. Taaskasutus. Absoluutselt. Aga meie kohtume teiega juba järgmises saates, mis on ka hästi kingituste keskne kusjuures ja tuleb uusi põnevaid tooteid, millest te pole veel undki näinud. Reedu, sina ka peol, kõik chill või? Just tegin iga sekunde koksi kaasa, sul on ka see. Mul ka kaasas. Keegi ei saa aru, et see on tegelikult joogipulla, mitte käekott. Jaa, nii äge. Lähme pittu. Jumal. Reedu, kallis, kas kõik okei või mis toimub? Kurdi kange kokteil seekord. Kus sa nii värske välja näed? Mis segu sa tegid? Beauty eliksiir. Simali aguli või? Kuule, lähme koju, takso võtab. On su vees eliksiir?